Tere tulemast kuulama järgmist podcasti osa. Mina olen Annika Nilsson. Kui ma podcastiga alustasin, siis mu peamine mõte oli nagu, et watch me. Midagi suurt on tulemas. Midagi ägedat. Ja siis ma mingil hetkel sain aru, et need suured muudatused ei saa tulla ainult ühes või teises valdkonnas, vaid selleks, et suured muudatused saaksid tulla. Sa pead olema valmis võtma väikeseid samme kõigis oma eluvaldkondades ilma igasuguste vabandusteta. Et olgu see sinu tervis, sinu finantsid, sinu suhted, pere, ettevõtlus, suhted sõpradega. Et selleks, et sa saaksid tõesti iga päev 100% anda endast parima, tuleb väikeseid samme teha igas valdkonnas. Rong läheb mööda. Tuleb väikeseid ja pidevaid samme teha erinevates valdkondades igapäevaselt. Natuke olen ma rääkinud sellest, et täiesti müstiliselt läks mu tervis käest ära. Ja põhimõtteliselt poole aastaga, ilma et ma oleksin teinud teadlikult mingisuguseid suuri muutusi oma elus, lihtsalt 6 kuuga tuli 10 kilo juurde. Ja siis, mis mul teha on, et kas nagu leppida sellega, et olukord on selline, või siis teha otsus. Võtta 100% vastutus oma tervise, keha ja heaolu eest ja midagi muuta ja küsida abi. See on ka hästi oluline. Ja nagu ettevõtluses, nii ka siis ka tervise valdkonnas lihtsalt küsi abi inimestelt, kes on teinud neid asju, mida sina tahad teha, saavutada, kellel on teadmised, kogemused ja oskused. Ja siis alguses mul ei ole plaanis teha mingisugust programmi, et 4 nädalaga 4 kilo alla või midagi sellist. Et need muudatused, mis ma tahan teha ja luua oma elus, need peavad olema püsivad ja jätkuvad ja saatma mind kogu ülejäänud elu, et ma ka 80-selt olen vitaalne, terve, parimas võimalikus vormis selle vanuse kohta. Ja siis esimene spetsialist, kelle poole ma pöördusin, oli siis toitumisnõustaja. Ja mitte sellisel määral, et teeme mingi toitumiskava ja hakkame seda jälgima. Sest see oli see, ma teadsin. See on ka, et tea, mis sa tahad. Selgus. Ma teadsin seda, et ma ei taha mingit toitumiskava jälgida. Sest ma võin seda lühiajaliselt ja ajutiselt teha. Võib-olla 1-2. Mis siis edasi saab? Et ma ei viitsi neid sööke teha või sellised asju, et need muudatused peavad olema sellised, mis sobivad mulle ja jäävad minuga kogu ülejäänud eluks. Ja siis mul on õnn teha koostööd sellise toitumisnõustajaga, kellega me liigume hästi pisikeste sammudega. Et lihtsalt teadlikkuse tõstmine, väikeste muudatuste tegemine ja nii tasapisi. Ja mulle see meeldib, sest vaadates, kaardistades üle seda, kes olen mina, kuidas ma toitun, mida ma toitun ja tehes väikeseid muudatusi tasapisi, siis ma usun, et neil on palju püsivam mõju tulevikus. Aga see tähendab seda, et ka väikeste sammude tegemine iga päev püsivalt
Et ei ole nii, et hüppad hurraa peale ja teeme ära. Ja siis ma küsin abi, eks ju. Mul pole õrna aimugi, mis juhtus minu kehaga täpselt. Siis kuulsin sellisest spetsialistist nagu endokrinoloog, kes siis tegelikult tegeleb ka meie hormoonidega. Ja temaga kohtumine oli küll selline, et rääkis mulle, et naise keha praeguseks ta on harjunud 3 lapse koormusega, lihtsalt lisa füüsilist koormust oma päevadesse ja ole valmis, et menopausi ajal kõigil naistel tuleb niikuinii 10 kilo juurde ja nagu selline jutt oli ja siis mul oli nagu, et okei. Kas ma pean sellega leppima? Ma saan kohe 38. Siis ma küsisin, millal siis menopaus hakkab, et 45 pidi hakkama. Ma ei ole veel selle teema kohta eriti uurinud. Ja siis mõtlesin, et ei saa nii. Ja ma olin omaalgatuslikult juba lisanud seda, et iga päev 10 000 sammu, eks ju, et liigume. Ma ei kavatsenud nagu seda, et hakkame nüüd hullult jooksma, ratas sõitma, lähme maratoni jooksma, Ei, ma tahtsin ka seda, et need harjumused, mis mu ellu tulevad, need peavad olema sellised väikeste sammudega, tasapisi mulle sobivad, meeldivad, et ei tekitaks seda lisastressi hormooni, et ma nüüd pean minema ja tegema. Ja siis ma olen leidnud endale sellise jalutamise rutiini ja rütmi. Ja praegugi ma teen oma jalutusringi ja see on nii mõnus. Mis stressihormoonist me siin räägime. Vaid ongi, et see on hea ja meeldib. Aga see ei olnud veel kõik. Siis ma teadsin, et ainult jalutamisest ja võib-olla sellest toitumise piisamisest, toitumise tasapisi parandamisest ei piisa, et midagi on veel juurde vaja. Ja siis ma võtsin endale jõusaali personaaltreeneri. Et tegelikult temaga ma kohtusin alles eile esimest korda. Ja see kogemus oli taaskord nagu, see on täpselt see õige asi, õige koht. Ja samamoodi ma ei mõelnud asju keeruliseks, ma lihtsalt vaatasin, kodulähedased jõusaalid, mis mulle nagu meeldivad. Treenerite nimekirjast ma ei teinud mingit hulluri nagu uuringut. Ma lihtsalt teadsin seda, et see treener võiks olla mees, sest mulle meeldib meestega töötada ja mulle meeldib nagu otsekohesus, karm ja mu elu kogemus on olnud, et naistreenerid lihtsalt vahel on olnud natukene liiga pehmed minu elus. Ja siis me tegime toreda plaani, et saame mõned korrad nagu kahekesi seal jõusaalis kokku. Ta vaatab, kuidas mul harjutused lähevad. Ja siis ta teeb mulle esimeseks kuuks sellise plaani, mida ma saan jälgida. Alustame siis 2 korda nädalas jõusaalis. Siis järgmisel kuul siis saame uuesti kohtuda. Lisame 3. trennipäeva. Ja siis selleks, et hoida tulemusi, mu eesmärk, mis on ka mu eesmärk, on ju see, et lihtsalt oma tervis tagasi korda saada füüsilises vormis mõttes. Et see ei ole lihtsalt nagu mingi kaalukaotus, vaid ongi, et kogu minu keha tugevus ja muidugi ka välimus ja kõik see, et siis lisame ka 4. korra nädalas ja siis sellest peaks mulle täiesti piisama. Et kui ma 4 korda nädalas teen oma jõusaali trenni, midagi sinna kõrvale, siis sellest peaks piisama. Mis ma kõigest sellest räägin on sellepärast, et ma olen üsna selle tee alguses. Et ma olen oma toitumisnõustajaga 2 korral alles kohtunud. Treeneriga ma alles sellel nädalal kohtusin. Aga
ma mõtlesin, et ma jagan seda teekonda. Jalutanud, ma suvel jalutasin ka, aga siis mul ei olnud mingeid eesmärke, midagi, siis ma lihtsalt enesetunde järgi. Kuid nüüd mul on juba ka teine nädal, kus on see 10 000 sammu mu eesmärkides. Et ma mõtlesin, et ma jagan seda sinuga. Sellepärast, et selleks, et olla igas oma valdkonnas nagu seal ikkagi anda endast parim, sest väga tihti me anname võib-olla 1%, võib-olla mõnes valdkonnas 10%, kuid me tegelikult me oleme nii paljuks enamaks suutelised ja võimelised. Ja kõik valdkonnad elus on olulised, et sa ei saa olla lihtsalt üks super edukas ettevõtja, kui sa ei hoolitse enda tervise ja heaolu eest. Ja ma arvan, väga suur muutus minu jaoks on ka see, et ma olen olnud ikkagi 10,5 aastat korporatsioonis tööl. Ja viimased aastad olid rasked, et sa käid tööl ja sul ei ole seda kirge ja sädet, et see otsus ja teadmine, et ma hakkan oma asja päriselt tegema, tähendas seda, et ma pean päriselt tegema ja pingutama ja andma ennast parima ka kõigis teistes valdkondades oma elus. Kuidas sinul on oma tervise ja heaoluga? Kas on midagi, mida saaksid muuta täna? Sest kõik algab ju otsusest. Ja siis see tähendab pidevate väikeste sammude tegemist. Igas valdkonnas oma elus, ilma igasuguste vabandusteta. Nii et kui sul on midagi, siis ma loodan, ma tean, sest sina, kes sa seda podcasti kuuled, sa oled nagu pihtahakkaja ja tegutseja. Ma tean, et sa lähed ja teed nüüd selle väikese sammu ära oma parema tervise suunas. Aitäh kuulamast! Tšau!